parkettist. Meil on nüüd koolitus siin olemasolevate parkettpõrandate renoveerimise ja viimistlemise ja paigaldamise peale ja kõik see tähtsam on, kui on vana selline parkett ja puitpõrand, tuleb nagu hinnata olemasolevat olukorda, et osad on põrandad nagu tunduvad, et on ilusad ja vastupidavad, aga seal on ka, mis on nagu põranda elu ja nagu tähtis on ülemine spooni paksus, ülemine lihvitav pind on. Küllaltki palju on ka selles, et kui ta lihvida ja kui seda toimetada, see on niivõrd õhukeseks lihvitud, et tal ei ole pikka eluiga. Ja kui on vanad parkettpõrandad, et seal ongi siis see, et on ohud sellised ja tänapäeval ka mis on nagu oluline, kas siis vana või uus põrand, et need aluspõranda konstruktsioonid on ka olulised, mille peale seda paigaldad. Ja väga tähtis on ka just, et kuidas, missugune on aluspõrand. Kõik see parem nagu, kui puit parketti paigaldada, kõik see parem on, kui on nagu puit aluse peale seda liimida, aga tänapäeval küllaltki moodsad on vineer on nagu alused ja on betoonalused, aga ma alati soovitan vineeri sinna betoonpõranda peale panna, et massiivpuit nagu on ilusti vineeri peale püsima jäänud, aga ta kipub lahti tulema betoonpõranda küljest. Ja võt see ongi alus, nagu konstruktsioonid tuleb alus selgeks teha. Ja mis on nagu veel oluline nende asjade juures on see, et mis mustri või mis sa siis paigaldad ja mis põrand sinna tuleb. Et vaatad ka vanu ajaloolisi pilte, kui sa ei tea, missugune parkett sinna on paigaldud. Siin Raikküla mõisas on ka selline asi, et siin ei ole nagu vanu põranda joonisid ja vanu pilte, aga mingid pildid on, et siin omal ajal oli lastekodu siin ja lastest on nagu pildid tehtud ja sealt me olemegi siis leidnud sellised vanad pildid ja selle mustri olemasolu. Aga lähme vaatame edasi. Vanade piltide peal me nagu tuvastasime sellise, et ta on nagu selline vana muster on ja siin ajalooraamatus vaatasime, ta on nagu Versailles muster on ja me nüüd taastamegi selle Versailles mustri siin on nagu selline fragment on praegu kokku paigaldatud, seda me hakkamegi siin liimima põranda peale ja me pärast lihvime ja viimistleme ja selline ta nagu selline vana muster ongi. Üritame siis nüüd hinnata, eks ole, selle vana parketi seisundit, eks ole, mis me selle kohta oskame öelda, mis võib-olla puiduliike siin kasutatud on, kus selliseid on kasutatud, et meile teada olevat kuskilt Moskva saatkonnas vist olnud, et kui vanad need on ja et kui nüüd restauraatorile sellised asjad kätte antakse, siis mismoodi ta edasi mõtleb, et mis me siis nüüd võib-olla alustame seekord Ülo sinust, et no see ei ole üldse raske muster. Väga lihtne, eks ole. Mõisa restaureerimine ei olnud üldse raske. See on nii lihtne muster, et siin ei ole üldse mingit probleemi. Sellega ainukeselt ma imestan, et siin on ainult 10 millimeetrit, on cirka seda pealmist katet. Alumine on küll õige paksusega kõik, eks ole. Tegelikult selle põranda, siin ongi algus on, ma ei tea, ütleme 10 millimeetrit on seda puidu lihvitavat osa on siin peal. Siin on näha, et see on praktiliselt läbi kulunud seda, et siin on kaks võimalust, kas see tahvel, kogu see parkett on nii õhukeseks kulunud, et sa ei saa seda taastada, et siin on ka õhukene, see liigub. Et kas siis on kaks võimalust, kas sa paned siia uue tüki, eks ju, sa lõikad, et millest sa lõikad, aga kõik see nagu miinus on see, et kui sa paned uues puidus see samane tükk on näha siin. Sa ei saa, siis on nagu üks võimalus on see, et sa peaksid vanast puidust olemasolevas ruudus kuskilt, mis üks tahvel on katki, sa sealt hakkad mingit tükke välja võtma, aga tähtis on see, et sul on seda lihvitavat parketi paksust on, see on oluline. Ja siin on ta nagu hävinud, et siin on nüüd kaks võimalust vaadata, eks ju, kui ta teistes kohtades on, kas sellel on nagu taastamisväärtus, et siis on võimalus, kas sa jätadki ta natuke niimoodi ebaühtlasemaks. Et jääbki mingi serv nagu siin on, ta on tugev, aga see jätadki meelega kõrgemaks. Kui ta masina peale on, siis masin võtab ühtlaselt siledaks ta. Aga siin ongi vanadel ruumidel ongi see, et mida rohkem siledam, seda uuem ta paistab välja, et tal oleks rohkem sellist ajaloolist õngu. Siis ma saan aru, et nii-öelda kasutatavaks põrandaks temast enam asja ei ole, on ju.
et mis Ülo ütleb, et kas sellisest parketist üldse saab nagu mingite tehniliste lahenduste juures niisugune kasutatav põrand või tuleb siis millekski muuks seda kasutada? Ei no see oleneb, palju ta on, aga muidu näiteks kui on siin niimoodi, kui ta on õhuke, ma olen lihvinud või selle freesin siit välja sügavama ja panen siia sügavama klotsi sisse, ma ei tee sama õhukest, eks ole. Vot Kremlis oli põhiline oligi see, et me lõhkusime kõik need sealt üles ja panime selle uuesti tagasi. Aga panime juba sügavamalt miinimum 8 millimeetrit sügavalt, sest kõrval oli niikuinii 3-4 millimeetri, aga see oli terve ja me oleks jõudnud seda saali mitte viialgi seda niimoodi restaureerida, nagu seal oli. Kas on pärast teid toonivahet ka ütleme siin? Üks on selle uuest puidust tehtud ja pärast on nagu näha, et... No toonivahe jääb igal juhul. Toonivahe jääb igal juhul. Sa ei saa sellist. Ja teine asi on muidugi, see peab olema ka ühest laiast lauast või siis niimoodi kokku sobi. Näete, siin ei ole näha, et ta oleks, isegi kui kokku on pandud ikkagi, eks ole, nii, et ta süü jookseb kokku. Seda tänapäeval suurt enam kui nüüd panna nii, et siin on 3 lippi ja 3 tükki loed ära. Siin on võib-olla 4 lippi ja 4 lipist ära. Vaat niimoodi teha parketti ei tohi vanadesse. Seda, mis nad uushooneid ehitavad, las nad seal lahpivad, nagu tahavad kirju. Mulle meeldib alati see nagu selline suhtumine, et ühesõnaga, et kõik on võimalik, eks ole. Küsimus on lihtsalt selles, et võib-olla see ajakulu või see hind võib olla nagu selline, mis nagu paneb meid natukene mõtlema. Mis ma ütlen niimoodi, oleneb, kuidas seda on. Nagu nii teda, et kuskilt suurde põrandat täit kogust ei saa. Aga mõnda vanasse väiksemasse ruumi, kus on väiksem kulumine, sinna võiksid kuigi palju vaadata, millest annab restaureerida vana. Aga kui on seal niukal välja lõigata, see ei ole üldse mingi probleem. See lastakse freesiga sügavalt ära, pannakse sinna paksem, ainuke toonivahe võib tulla. Ja lihtsam on muidugi tegelikult teha ikka õiges paksuses ja nüüd võiks enam ei pea selle peale tegema, nüüd võib kohe vineeri peale teha, eks ole. Siin on ka veel näete, all on teistpidi puit, eks ole. Ja see on nüüd põhiline, mis tehti, eks ole. Kui aluvine põrand oli alati risti selle lauaga, eks ole, sellepärast, et ta ei tõmbaks. Muidu ta hakkas ju tõmbama. Ma aitan. No, siin on raami peal ta niimoodi. Ja siis teine läheb peale, mis joob ära, ja siis on järgmine, mis joob selle ühel korra ära. Aga siin ma saan aru, et siia tuleb teha lihtsalt puiduparandused nagu, jah? Puiduplommid või kuidas me teeme siin? Või selle võib jätta ka niimoodi selle serva siin? See ei ole üldse mingisugune lased lahti ja see. Aga ma usun, et kui väiksemasse ruumi, mis on korralikumad kilbid, võib selle mälestuseks jätta. Ei olegi muud midagi vaja laagide peale ja see teha juba siis, ütleme, seal 15 millimeetrit paks või äärmisel, muidu vanasti oli niimoodi, vanad põrandad olid kõik enam, ma pole õhemad kui pool tolli, see oli 15 millimeetrit, pole ma näinud, ma esimest korda näen. Et nii õhuk on, kas ta nüüd ära lihvitud nii ilmsasti? Kindlasti see on. Vanu nagu fragmente saaks kuskile seina äärte panna või kuskil põrandasse panna, kui sellel on nagu ajalooline väärtus. Ja siin ongi nagu uhke, ongi see, et siin on isegi mingi nael on siia sisse löödud. See ei ole nii, et seda täis pahdel. Las see jääbki, see on ajaloo hõng on see. Seda võib proovida, see võib proovida, kas ta tuleb välja või on ta sügavalt läinud. Eks ole, see on juba siniseen on sees, eks ole. Ma vaatan seda, nagu ma ütlesin, koputamist. See nurk on lahti seal. Mis helistikust peab see koputamine olema, et asi õige oleks? Siit ei ole, see ei ole lahti. Siit. Koputamisega sa proovid nagu seda, kas need tükid on siin kinni või on lahti. Ta on murdunud. Ma isegi ei oska öelda, mis helistikust ta peab olema, aga mul on oma helistik kõrvade vahel. Et siis selle järgi siin on kinni. Esimene asi, kui me üldse puhastama isegi hakkame, esimene asi on me liimime kõik nagu lahtised asjad osad kinni, eks ole. Kõik ilusti, et ta toetuks ja jäik ja tugev oleks.
aga seda mina ütleksin niimoodi, et kui teil seda on, vaadake need terved kilbid järgi ja pange kuskile väiksesse ruumi. Suurte saali niikuinii välja ei anna. Ja kui te nüüd siia kõrvale hakata tegema värskest puidust, siis on toonivahe on sees tahtmata. Teine on tungeldund ja imab siia igasugust sõnikut sisse. See on hoopis teine toon. Ja minu ettepanek on see, kui seda nagu terve ruumina kasutada ära. Võib-olla näiteks on majas sellised, kus on väiksema käidavusega. No odu väiksem käidamine. Jah, et sul on nagu, et ei ole nii kuskil peasaalidesse või ükskõik, aga väiksema käidavusega, sellepärast igal juhul, kui seda lihvitavat pindasid külje pealt on vaadata, ta on mingi 4-5 millimeetrit, ütleme selles punktis. Ei ole, see on... Et me teeme siis niimoodi nagu, et kui Palmse mõisas on niimoodi, et seal on originaalmööblil on või vanal mööblil on seal paelakene ees, et ei tohi seda katsuda ega istuda, siis meil on parketil paelakene ees, eks ole. No jah, et selle parketi ja mööbli nagu erinevus ongi see, et parketi peal on aastaid käidud ja seda on lihvitud ja kulutatud, aga mööbel on nagu lihtsalt ei käi ja ta see ongi spooni paksus, ongi tal millimeeter ja sellega juhtugi midagi. No nende lõigete kohta ma ütlen niimoodi, et 11. sajandil on niimoodi lõigatud kokku, et täitsa ma võtan mütsi maha nende inimeste ees ja kui keerulised mustrid seal on. See on ikka fantast, mis siis tehtu. Tänapäeva käsitöölised on nii algelised, et õudne vaadata. Ja ka see on saagide peal kõik teha, see ei ole üldse, aga siin on ja teine asi, mis ma ütlen, siin on näete, siin on juba sellega taibatud, eks ole. Muidu tehti, harilikult tehti niimoodi, et pealmise mustri oma aluspõrand oli ristipidi, aga siin on tehtud see kilp valmis ja kilbi peale on pandud vahekiht teistpidi, et see laud ei hakkaks kõmmelduma. Nii et see on ikkagi juba mõistusega juba tehtud. Mis tööriistaga seda siin nüüd niimoodi töödeldud on? No see siit on tükid välja, mingi nagu maksus masinast kaks läbi tulnud. Mingi nöri teraga on näritud. Ja okei, ja kuna selline tehnoloogia kasutusele tuli? No minu jaoks on see üpris nagu siuke sile, et kui me olen vaadanud neid 19. sajandi neid raamistikku, siis seal on nagu väga näha need ebatasasused ja siuksed tahumise jäljed. Ja millega nad see siis korppööbliga või kuidas siis? Ma ei oska nagu... Ei tea, jah. Mina pakuks mingi eelmise sajandi alguse poole välja. Võib sellest olla küll. 20. sajandi algus. Ja ütleme 100 aastat tagasi. Muidu oli niimoodi, et seda pealmist mustrit kahekordselt ei pandud. Vaid oli niimoodi, kohe see läks nende aluskilbi peale kohe kinni. Ja siis ta oli paksem ka. Aga see on näha siin, et siin on juba töötanud nii, et see kilp on kahtepidi juba siia peale liimitud. See on juba natuke nagu hilisem aja töö. Aga siin on näha, et siin on kasutatud mänipuud, eks ole, siin all on ju, et kas see ka ütleb meile midagi selle piirkonna kohta või vanuse kohta või see oli nagu tavaline igal pool tüüp? Aluspõrandad olid ikka, kas oli kuusk või põhiliselt kasutati rohkem kuusk, aga siin on mänd? Mis liimid on? Aga see aluspõrand oli, pealmise pinnaga oli alati risti. See kohe näitab ära, mis ta on tehtud. No niimoodi taastada, et kui pahtiga teha, see jääb igal juhul näha. Nii suured praud ei pane pahtiga kinni. See kilp on ikka üldiselt ka juba nii kannatada saanud, et seda on hiljem lapitud. Ja on seda hiljem lapitud, jah. Need on hiljem lapitud siin, lapp sisse pandud. Ja millegi pärast on seal olnud niimoodi, et on lapid. Seda oleks küll huvitav tagantpoolt vaadata, mille pärast seda taga on kõik terve. Ei, tagant on terve. Seal ei ole mingi keskkütte torustik või midagi juhtus või? Nii palju nurk on kannatada saanud, et see on välja võetud. Ta on nagu ära kulunud. Aga mööblirestaureerijad panevad sellistesse pragudesse tavalised spoonikillud niimoodi, eks ole. Et kuidas siin, kas siin on sama teema või ei ole? Siis on õigus panna tihedalt teine kohe niimoodi siia liist. Aga siis lõikad nagu natuke laiemalt lahti, eks ole, ja siis plommid selle liistuga. Väga siis peab vaatama selle puidu süüd ja tooni. Ei saa panna, muidu tekib siin kohe järsk lõige. Seda ei tohi olla. Puu süü võib üle minna tumedast heleda. Mul oli nagu plaanis oli niimoodi, et mul on selle samase mustri me paigaldame pineeri peale. Kui sa vaatad seda ühte lippi, mis on niipidi, see kõik on parem käsi. Kui see lipi võtad lahti, siis on see, kui sa paigaldamise juures, siin on pooleks parem ja vasak käsi. Otsanael on väga tähtis. Et see otsanael on ka sees
ja teine asi, kui parkett on maha pandud, siis tuleb lüüa need omavahel, sest puit deformeerub. Tuleb kindlasti kokku suruda, et ta saab selle täispinge kätte. Muidu kui sa niisama lööd, siis on see, ta hakkab väga kiiresti kuivama ära. Neid veedreid te paigaldate ainult siia ja osadel on niimoodi, et siin nagu tundus, vaata, tal on see ots olemas, eks, osadel mul ei ole. Et see ongi see, et ma selle parketi suured tahvlilt hakkasin sealt juba vasakult poolt lõikama, sellepärast mul ongi see sulundan ja punn on siin juba olemas. Soonde ei panda liimi, soonde ei panda, selle oht see, et ma toon lihtsalt näite, et kui soonde liimi paned, et ta hakkab soonest välja ajama ja see liim ei ole põranda ühte värvi, sa selle prao, sa pead pärast selle liimi lihtsalt ära võtma siin. Ja sellepärast, kui ta läheb tooni alla, see liim ei imendu toon sisse ja seda jääb näha. Kui sa kitid selle ära, siis on kõik korras, siis ta põrand jääb nagu ühtemoodi, et sulundisse ei panda liimi. Okei. See oli meil samamoodi, olid sellised ruudud olid lahti. Me tegime 3 mm augu siia ja me lasime süstlaga parketi doktorit alla. Ja ta ei ole niimoodi, ta surub ära, ta on natuke nagu selline paisumise efekti. Ja pärast oli niimoodi, et me kittisime kogu selle põranda üle ja need pisikesed augu kittisime täis ja selle võiks näiteks siia ühe panna ja siis üle proovida. Kas ta siit üldse valguma hakkab? No ta valgub ju hästi, kui vaata vajutad, siis ta peab ju laiali valguma. Saame siit välja selle enam. Põhimõte on selles, et sa kinnitad, paned selle otsa siia sisse. Sul on üks asi nagu tähtis see, ja see peab hästi sirge olema. Seda ei ole. Et siin ma nagu soovitan seda, et no siia ma ei pane, me fikseerime ta lihtsalt ära praegu. See on ka sellepärast, et see nael ja see liim ei ole ära kuivata, te saate pärast veel natuke lüüa. Ta läheb veel paremini paika. Minu omad. Palun. Vaata, siin on selline olukord, et kas siin otsa ei ole, midagi ei ole mul vinklis. Et see nurk on nagu vastas põhimõtteliselt, see nurk ei ole. Kas siin on saagimised, aga kõik see tähtsam on, et ta kasvama ei hakkaks, on see serv. Vaat see on nagu oluline. Ja väiksed praod meil nagu jäävad sisse. Nüüd saab tulistada. Sa proovi 45 kraadi natuke üles võtavad nii. Lootuslikult, et liimi ämber tuleb. Kui teil läheb nagu sulundisse, läheb liimi, nagu siin on, see on natuke halb. See on 2 asja, on see, kui sa pärast kitid selle ära ja sul läheb toonõli alla, liim ei võta toonõli sisse. Sa pead, siis kui läheb lihvimiseks, sa pead selle välja lõikama. Ja ideaalis oleks, et nagu liim ei tuleks siit servatest välja. Ja liim takistab tal ka kinni minemist, ta liim jääb vahele, siia võib väike ragu vahele. Ta läheb natuke paremaks. Natuke üle lüüa. See läks ka natuke paremaks. Nüüd on see on siit. Vaat siin on see asi, vaata siin on natukene, oleks kõik asi tahtnud siia poole. Ma proovin praegu lüüa seda kogu rida, et see pragu läheks ära. Läheb. No nüüd läks küll. Ja siis, kui see läks nagu paremaks, siis võib vaadata, see läheb siia vahele. Natuke see ka üle lüüa. Selle pluss ongi praegu see, et natuke väike holks juurde panna. Ja, aga see peaks olema. Saate niimoodi kergelt üle lüüa neid kaasa midagi. Nii. Aga muidu on väga hea. Muidu on väga hea.
ja tõstame vist need lauad sinna, hakkavad siia jah, kuidagi nii keskel, et saab ümberringi olla. Võib-olla isegi odavalt ütleks küll. 50 nagu karedus, sellega ma proovin kõik see pealt. Praeguses olukorras me siit ainult hakkame lihvima ja viimistlema. Ja siin ongi nagu, selles suhtes ta on nagu minimaalselt, ennem oli jutuks, et millal ma nagu pahteldan või kitin. Mul ongi see, et ma pean praegu saama teda, et põrand on küllaltki heas olukorras, et sinna, kas siin on mingi millimeeter üleval. Ma pean selle lihtsalt ära lihvima, et kui ma teraslabidaga tõmban siia kitti peale, pahteldan seda, et see teraslabidas ei jääks siia serva taha. Sellepärast ma lihtsalt teen kergelt selle üle, ma kohe natuke näitan, kuidas see käib, eks ju. Ja just tähtis, järgmine meesterahvas või naisterahvas võib siia edasi kohe proovima tulla. Et praegult ei ole selles suhtes hullu, me saame veel, kui on väike mingi lihvid sisse siia praegult, ei ole kogemusi, me lihvime selle välja, aga masinat ei tohi kohe peale seisma jätta. Kogu aeg on masin käima. Kogu aeg, see on tähtis. Või kui sul ei ole jõudu või läheb tasakaal ära, sa tõstad lihtsalt natuke tagant rataste peale selle. Aga muidu seda samast olukorda sellist nagu lihvitakse, see suur lihvimismasin ummel, aga ta on nii suur, et mul on praktiliselt see masin ongi juba sellise pikkusega. Mul ei ole mõtet seda osa lihvida, see on nagu suurem pind olema. See on nagu ma ütlen, nagu esiku tegemine, et hästi kitsas on ja parkett on seal, aga sa ei saa suure masinaga nagu minna. Ja muidu tavaliselt siis kitsast pinda sa teed siis sellise masinaga või siis sellise koojamasinaga ja siin on siis tugevam liivapaber on alla. Aga see on rohkem poleerimise masin. Ta ei võta nii efektiivselt. Sul on praegu tähtis see, et see samane põrand siin ja need väiksed kõrgemad kohad saaks siledaks lihvitud. Aga siin antud olukorras põranda peal sa pead paratamatult selle peal olema. Aga sa lihvid lõpuetapis niimoodi, et sa enam ei lähe sinna peale. Kui sa lähed, siis on sul kuiv jalanõud, et sa arvestad kogu aeg seda. Ja muidugi tähtis on ka jalanõud on sellised, et sul ei ole selline kummine jalanõud, et kui sa pikali oled, et sul jääb selline jutt, vaat see on ka, et osad on selline. Praegu ongi mul eesmärk, et ma teen nagu siledaks, et see väike hammas, mis siin on, et selle ma võtan ära. Tavaliselt põrandat lihvitakse mingid ühte punkti mingi 7-8 korda üle, et erineva karedustega. Väga hästi võtab, ta võtab selle millimeetri, mis meil vaja on, ta võtab kõik ära praegu. Tolmuimega me nüüd proovime saavutada seda, et need pragudes ei jääks seda tolmu ja sodina. Aga muidugi, need on palju variante. Just, et on ka juba tehase poolt juba segatud toonid, just ennem rääkisime siin. Aga just selle, no me oleme vaadanud, et ta ei ole põrandaga pärast ei ole nii identne, et sa pead kasutama põhimõtteliselt selle sama põranda lihvimistolmu. Et siis ta on, eriti kui on vana põrandate juures, siis ta on võib-olla ka midagi on seal vahatud, midagi on puidu sisse läinud, et see toon on enam-vähem sama. Ja see samane krunt on nagu põhimõte selles, et see siia peale saab ka toolõli panna. See kitti, kui ta pragus, see läheb praegu tegelikult siin, on hästi pisikesed praod. Ütleme, meie pragu on, ütleme, tõsiselt arvestab mingi 2 mm, 3 mm, ütleme niimoodi. Et ütleme, olm on juba palju, ütleme 1-2, aga siin on nagu küllaltki hästi on nagu kokku läinud. Et siin ongi, kui väike pragu on, see, mis väike pragu on jäänud, see põhimõtteliselt on nagu lubatud ka hälves, ka tehase poolt. Et ma panen natuke siia põranda peale, et sa võid tegelikult seda samast kitti teha ka eraldi kuskil nõu peal, aga kõik see parem on teha seda selle samase põranda peale, selle samase pinna peale teed. Ja sa segadki ära selle, teed sellise kördi valmis. Praegult on mul, nüüd ma pean vaatama seda, ta mul liiga paks on, ta peaks tulema pärast hästi vedel, et ta läheks nende pragudesse. Ma arvan, on küllaltki hea.
aga seda võid ka, palju parem on nagu põranda pealt ja pärast näete, sellepärast põranda pealt ma tõmban niikuinii paahtilavidaga selle kõik põranda pealt veel edasi ja välja minna. Kohe saab keegi kindlalt kätte ja nii ma hakkan seda siia maha panema. Mingit kunsti ei ole, kõik on kindlasti kodus seina pahteldanud, vaat niimoodi see käib. Ja just on pärast see, kus sa oled juba põhimõtteliselt ära tõmmanud, et sa tõmmad hästi kuivaks. See on kaks asja, et ta kiiremini kuivab ka pärast ära. Et eriti meil siin praegust on nagu aeg, et kohe on näha, kes on maal või töid teinud ja kellel on kodus ka mingi kokkupuude alles. Et sa teedki väiksed kohtparandused. Aga vaatame veel teravad silmad. Siin on ka, mulle tundub. Jaa, tundub küll, jah. Aga nüüd ongi küsimus, et kas ta on tõesti ära vajunud. Või seda pole olnudki. Või aga ta siit on üle tehtud, eks ju. Ma ei tea. Aga kui see on tavaliselt on niimoodi, kuskil on pragu, sul on kindluse mõttes lihtsam kiiremini kõik ära teha. Kui sa hakkad mingi koht parandama, siis läheb, vaat nüüd jäigi meil natukene üle. Kas see koht, kas siin juba kuivab? Jaa, see kuivab. See kuivab. Okei. Ja mul tundub, et see hakkabki kuivama. Laua näed, siit äärde tulevad radiaalid, aga keskele tal muutub, eks ole, tangent, sest see on süda. See on puidusüda. See on nüüd puidu laid, eks ole, ääred lähevad, eks ole, radiaali välja, puit kõver ja sinna tuleb radiaalid. Siis järelikult ühe lõike pealt on nii üht kui teist. Ja see on nii laial laual on alati niisugune asi, et on kaks erinevat. See tangents on kulub, radiaal kulub vähem. Pehmem on see. Jämeda paberiga ei ole mõtet üldse aga kui jämedaga võiks vanale peale minna? Oleneb kui hull, kui palju sealt võtta on vaja. Ma uut alustan harilikult 40-ga. Siis ma lähen kohe 60 peale, siis ma pahteldan ära ja siis hakkan 120-ga võtan pahti maha ja siis kui on vaja, siis ma võtan veel 105 või 150-ga, et tenevad oleneb puidust, kui on väga pehme puid. Nii, kuidas sul läheb, ei ole abi vaja? Võt siit sa, võt sellega, võt siin ongi, sa ei lähegi risti kuskil, siit ei lähe. Ega kui on peenike paber, siis sa võid minna taga sedapidi või teistpidi. Mitte midagi ei juhtu, aga niisuguse jämedaga sa ei tohi kunagi minna. Aga mis sa selle peenikesega mõtled 100 või? Ei, no ütleme, ma lasen ikka viimase lasen selle, kas 120 või 150. Aga sa lased ketasmasinaga või trummelmasinaga? Ei, ketas. Mõtlevad, ketaga on teine asi. Et ketas nagu töötab ringiratast, siis sa saab minna ka igatpidi risti, ta läheb niimoodi. Aga trummel, mis nii töötab, sa ei saa sellega minna. See nagu lõikab nagu võisse sisse. Siis ma harilikult lasen diagonaalis. Lasen kahtepidi diagonaalis, lasen trummeliga. Aga siin on, näete, siin on masin seisma jäänud. Ta on selle, muidugi see koht on pehmem ka, see on süda, puidu süda. Ja siin on ma ilmsüga, seda annab välja siit juba lihvida. Jah. Ei ole. Nendest saab parandada asja. Aga nendest saab parandada kõik asja. Ei, no see on meie kahjus, et see tuleb noorda. Ei, see ka ilmselt parandada. Aga me saime osta seda. Ta on pakkunud nii suurt peret meile, et katsume seda igal ära kasutada. Kus ma panen siis umbes nii? Seda ei ole enam. Aga mina ei ole. Näe, ja läheb. Hea auto.
kõrvalt näha vaata. No oota neid või? ja. Aga ütleme näiteks, kui ma nüüd jätangi niiviisi, eks ju, jätangi niiviisi. Selle laki alt lööb välja. Õrnalt on näha teatud nurga alt, kui ta põlvil laskub teatud nurga alt on näha. Aga kui sa mustaks teed peitsa. Siis on väga hästi näha. Siis on väga hästi näha. Siis on hästi. Mul on praegu tegelikult sellise sama 80 paber on ka mul siia valmis pandud. Ma lasen selle masinaga 80 paberiga ja lasen veel üle pealt. Aga selles suhtes siin võib praegu sellist olukorda on ka niimoodi, et kui sa näed selline jutt on sul pärast sees sisse tulnud. See on väga hea mõõt muide. See on väga hea mõõt. Siis diagonaalis on 57. Ja, aga see ongi see samane, sa lihvid pikki kiudu. Näiteks selle juti ma sain siit kätte. Aga mis siin nüüd läheb sulle see krunt? Läheb krunt peale. Kas see on vesi alusel? Ja vesi alusel. Vaata, mul on seal selja taga. Ma igaks juhuks vaatan, kas te veel näete neid defekte? Võib selle liivapaberi käsitsi üle käia. Mul on selle. Aga nüüd võib tolmuhüvega üle käia. Praegu ma panen juba krundi peale, primeri peale. Et ta saaks juba kuivama. Praegu määrin ta lihtsalt ühtlaselt nagu peale ära. Siis ma viin ta ühtlaseks ära. Mul sai natuke liiga palju seda. Ja praegu ma viin tal laiali ära. Siin on kuskil mul loibud. Liivapaberi peale, kui sa oled liivapaberi põrandal andnud. See samane koht on matib. Sa näed seda, kus sa oled liivapaberi peale. See läheb teine parem. Ja kolmas kord siis jääb see viimane. Ja viimane. Ja üks ja sama lakk. Praegu on krunt, praegu on primer. Ja pärast me paneme megad peale, see traffic, mis su pilt oli, see sobib ka väga hästi. Ja alati on ka niimoodi, et sa ka vaatad, eks ju, ka siit ja sealtpoolt, kui sa tegelikult põranda peal ei saa, praegu ma saan selle näidise, et mul ei jää mingit loiku, et oleks nagu ühtlaselt oleks peal. Ei ole ka tilkasi. Aga see nagu aitab ka see, et kui sa lähed kogu aeg nagu vaikselt edasi, sa paned ka krunti ja pealispiinta sul läheb üle kattesse kogu aeg. Sa ei pruugi näha. Sa mõtled, et ma võtan kogu selle rulli laiusega lähen kogu aeg edasi. Aga sa võtad veerandi, alati jätad vana peale. Sa ei pruugi näha, et mingi tilk ei jääks või mingi selline. Sa kogu aeg lakid üle. Ja pärast on niimoodi, ma siin ei saa teha, kui on selline ruum, siis ma lakin selle terve riani üle. Siin lõpetan ära. Ma panin siia teibi, ma tahan teile ühte asja öelda. Kui sa tahad tooni erksamaks saada, siis tehakse põrand märjaks. See tähendab seda, et puidusüü tuleb lahti, kui sa teed märjaks selle. Ja see toonõli imendub sinna palju rohkem sisse. Ja siis pärast ongi näha seda üleminekut. Et see, kus on märjaks tehtud, see toon on palju sellise erksam ja tugevam toon. Kui me oleme ära poleerinud, praegu puidupoorid on kõik kinni. Sinna õli nii palju sisse ei lähe. Aga kui ma selle nurga ma teen märjaks, see natuke aega kuivab nii kaua, ja siis ma õlitan kogu selle pinna üle. Ja siis on hästi on näha, mis on, nagu kui toonõliga sa peadki nagu katsetama ja vaatama, kas sa teed märjaks. See on mööbliga täpselt samamoodi. Ja isegi osad firmad, lakitud põranda, mis laki alla lähevad, teevad ka alt märjaks. Nad ütlevad seda, et see lakk nagu imendub paremini sisse ja need lihvimise jutid peidab ka paremini ära. Aga meie ei ole teinud niimoodi, ta ütleb kõik põrandad, ta teeb märjaks selle. Ja märjaks see tähendab seda, et sa teed mopiga üle. Lihtsalt kergelt teed mopiga üle selle ja puidukiud tulevad ja hoopis teine olukord. Ta ütleb palju selline nagu pehmem ja neid puidukiusi, neid asju ei ole näha. Seda, vaat laki alla ma pole teinud, aga õli alla ma ei tea väga hästi, et kui sa teed kaks näidist, ühe teeb märjaks ja üks on tavaline lihvitud puit, seal on. Üks on selline tavaline toon, aga see toon on palju sügavam on see. Aga seda ei pea ka niimoodi, et sulle põrand ujuks, sa teed lihtsalt märjaks. Ja pärast ta kuivab ära see, ma isegi praegult, et see protsess oleks kiire, ma teise poolega. Siin on üks asi on tähtis see, praegult
isegi mul jäid natukene see puuviljase räti nagu tükid jäid siia sisse. Aga selles suhtes see ei ole probleem. Seesama õli, mis me siia peale paneme, on naturaalne õli, see imendub siia sisse, see jääb pinna peale. Need helbekesed kõik pärast tulevad ära siit. See jääb naturaalne. Mul on siit samasest puuviljakalsust on, jäävad väiksed sellised tükikesed, aga see ei ole probleemiks. See pärast ei jää siia. Aga lakitud pindadel või õlivaha all pindadel need kõik tükk, mis sul õhus õljub või ma ei tea, laki ja juuksekarv kukub sinna, kõik on pärast näha. Aga siin ei ole selles suhtes probleemi, et ta imendub puidu sisse ja te varsti kohe näete, et samamoodi peaks olema suurte masinatega, sa korjad selle liigõli kokku. Aga see on nii väike detail, ma korjan käsitsi sellega kokku, aga muidu suured pinnad on see samase, millega ma poleerisin. Sinna alla pannakse mitte liivapaberi ole, selline rätik on, sa panedki teraslabidega selle peale ja pärast see liigõli, ta seisab pool tundi ja siis sa lased punase randelliga lased üle selle, sa poleerid veel seda õli sinna sisse, käid kogu põranda üle ja siis sa korjad liigõli selle rätikuga kokku, mis sinna jääb. See välistabki selle, et õlivaha või see naturaalne õli ei jää sinna topelt ja ta jääbki ühtlane põranda. Aga nüüd juba mingid kohad hakkasid siin kuivama, see koht saab siin ilusti kuivada, pesi ära. Nagu tõkat või? Kingipekk. Mis see on nüüd pähkel, jah? Jaa. Lumepähkel. Jaa. Mis asi see nüüd on? Jaa, see on naturaalne linaseelne õli. Aga seda nagu selle papiga ei pane. Vaata, kui mul on suur ja silepinde, mul on selle eelis see, et ma saan ühtlasi kihi peale panna. Ja see liigõli ma pärast korjan niikuinii kokku. Ja kui see on hästi lihvitud, hästi sile on, kõik praod on täidetud, siis kantakse seda teraslabidaga peale. Vaata, mul ei jää nagu seda liigõli siia maha. Mul on natuke nagu miinus see, et ma ei saa siia külje peale niimoodi edasi minna, see detail ja see fragment on väike. Ja tavaliselt me kanname niimoodi peale. Sellega ma teen need servad ära just sellepärast, et ma ei võtaks sealt sodi külgede pealt. Tõmban endast või selle siia peale. Praegult just, et ta on nii väike detail, et ma külastan teda ära. Ja niisugune valmis kohe müüakse ja väga ilus värv tuleb. On küll, jah. See tegelikult see meedium, me kasutame küllaltki palju selliste põrandate toonimist juures samast meediumit. Seda on ka Timperexil on Blacki ja Taak on ka tal nagu kolme varianti, aga see meedium meile kõik see paremini nagu meeldib see toon. Ma isegi kodus olen sellega teinud. Lihtsalt ma praegu, siin on kuskil on mul paksemalt jäänud. Ma lihtsalt nagu poleerin ja ta on selline natuke abrasiiviteradega, ma nagu poleerin teda ka puidu sisse. Vaata, siin on natuke juba õrnalt näha, vaadake, mis on selle veega märjaks tehtud, vaadake, ta on palju, selline toon on palju erksam. Ja siin sellepärast ei ole hästi näha seda üleminekut, et see on lipi üleminek, aga siin on puidu pealt hästi näha seda üleminekut. Ja vahest ongi see samane toon võib olla natuke isegi tumedam ja palju erksam. Ja ta jääb selline, jah. Ja vaata need samased poorid, vaata, siin on kohe näha, et ta on nagu selline, aga siin on palju tumedam see kõik. Hoopis nagu selline, nad ütlevad, et puit nagu palju rohkem elab, sa tood nagu puidustruktuuri välja. Aga väga lihvida siis ka ei saa? Saan ikka, kui ma puiduni haljaks lihvin, siis saan. Siis ma saan kõik teha sisse. Aga põhiline see, et ta imendub palju sisse. Ta imendub. Kui ma praegult võiks seda ühte nurka võtta praegult liivapaberiga, okei, ta ei ole praegult see lõpptulemus, ta imendub palju sisse. Ja kui sellist põrandat me tahame lihvime ja teeme ja kui ei ole erinevaid kõrguse aed, me hakkame lihvima 60 karetuse paberiga. Panen selle siia peale
selle panen nii, selle panen nii, selle panen nii, selle panen nii. Ja panen selle samase poleerimismasina siia peale ja sellega siis hakkab tööle niimoodi, poleerin seda põrandat nii. Ja vaat siin ma saan suuri pindasid teha. No kui ma lihtsalt teen ühe korraga kuivatan selle ära lihtsalt. Selle põranda kuivatan lihtsalt ära, liigõli, kus ta läheb kuskile, ta lähebki. See liigõli, mis põranda peal on, selle ma korjan siia rätikusse kokku. Et see ongi, ma olen see liigõli on siin. Vaata, selles pinas on ka nii näha meie lihvimise jäljed, kui te sealt poolt vaatate, siis ta on nagu ebaühtlasem on siin on erinev karedus on see. Mitte see, et ma olen siia õli pole pannud, aga see ongi, et seda ei ole ühtlaselt ära lihvitud, ühtlaselt poleeritud seda põrandat ära. See ongi nagu lihvimise tulemus. Ja mille pärast on ka, et samas kui sa õlitad, et kaltsud ise süttivad. Mul on autos, ma võtsin ämbri veega, võtsin majas sealt. Et just need õlitatud kaltsud pannakse vee sisse, et nad ise süttivad. Kui sa märjaks saab, on kõik korras. Kui sa teed märjaks ära selle õlitatud kaltsu, siis on kõik korras. Sa võid juba selle visata kus tahad ja siis ta ei sütti enam. Aga seda näiteks, kui sa nüüd vahe aluslapiga tehtud, et seda nüüd 5 lapiga üle tõmmata? Ei ole vajadust. Ütleme ka seda, ka juhendid seda ei ütle. Me küsime, kuidas põrand on. Esimene jutt on see, et ütleb libe on põrand. Ta muud ütleb libe on põrand. Ta ei ole nagu sellega rahul. Kui sa ütled, see läheb aja jooksul ära või inimene harjub ära. Võib-olla inimene harjub, ta läheb natukene tuhmimaks, inimene harjub ära, aga ta on libe. See on tõsine probleem. Ja see libedus tekibki, mida rohkem kihte seda peale paned, seda libedamaks põrand läheb. Meil oli ka niimoodi, et me tegime aastaid tagasi, tegime Rahvusooper Estonia pealava tegime. Ka tegime musta õliga, tegime osmaga, tegime ära selle, et seal natuke nagu on ebaühtlane see põrand. Ja et pange veel üks kiht peale, me panime ühe kihi peale ja põrand ei nii libe, et baleriinid kukkusid taguotsa peale. Ja pärast oligi selline tulemus oli, ja seal oli nagu kuulus nagu baleriin sai vigastuse seal. Ja see lihviti kõik üle, eksu, ja pandi värv sinna peale, et mis ei olnud libe. Ja nad ütlesid, et pange antislip sinna peale, aga see on tõsine probleem. Ja see ongi selle su jutu peale seda, mida sa rohkem nagu ühtlustad seda põrandat, sa tõmbad selle kaltsuga ära seda libedamaks jääb. See pigem on see, et sul on nii puhas seal, et see tegelikult see antislip on, et seal on väiksed sellised hästi peenikesed nagu mingi abrasiiviterad, see ei ole silmaga üldse näha, aga ta põrand ei ole libe. Hästi pisikesed kummi sellised tükikesed on nagu, seda ei ole silmaga näha, aga ta ei ole libe. Et see silmaga üldse ei ole, võib-olla käega natuke nagu on nagu teistmoodi, aga põrand ei ole libe. Ja ma kodus tegin täpselt samamoodi, tegin kaltsuga, tegin puhtaks selle. Sa näed kohe seda, et see kalts on väga kergelt tolmune. Kui sa teed vahelihvi, sa ei saa selle kõike puhtaks. Aga vaat kaltsuga sa näed seda, et põrand on tolmune. Ja kui sa käega tõmbad, eks ära, no vaat see tahaks ka nagu vahelihvsada, see on muidu juurde kõik üle, isegi natuke sodi on siin peal, et ta on kohe kare, sa näed selle kohe ära. Aga siin ongi, vaata, siin on nagu siia pina peale on tulnud nagu, me oleme käinud siin nagu tükid on näiteks see asi, see jääb kõik siin, see pinna peal. Ma peangi tegelikult selle tolmu ümeaga puhtaks tegema. No, põhimõtteliselt õlivaha või laki paned peale samamoodi. Siin on praegult sellises olukorras on nagu kehvem, et kui ma esimest kihti panin, siis ma nagu nägin, kus ma olen peale kandnud või ei ole. Nüüd nagu toon ei muutu. Nüüd ma pean sellise tunde järgi nagu teadma, et ma olen seda õli vahatanud või ei ole või lakkinud seda. Täpselt samamoodi ma ei näe praegu selle nurga alt. Ma ei tea, kas teie näete sealt või? Ei näe. Ei näe. No see nurk on veel. Ja ma nagu mingi nurka sealt ma ei näegi. Aga ta poleerib maha selle nüüd või? Ja. Ütleme, see tolm, see on tegelikult see lihvimise tolm, see ei ole nii tõsine, kui me võtame selle liivaterasi sisse. Selle ma saan vahe lihviga jätta. Aga nüüd ma pean olema hästi ettevaatlik, ma ei lähe enam, ma ei tee neid lõppeid teile ette, nii pikalt ei tee. Aga no see on meie ju põhinäidis, see peab kõik ilusam tulema. Ma isegi arvan, et ma pean siia tulema teise kihi veel peale panema.
aga seda tööd, ükskõik mis tööd, seda tuleb korralikult teha. suurepärane koolitus, aitäh kõigile, kes nüüd lõpuni vastu pidasid ja suur tänu siis Peetrile